Giulia Pastrana sündis 1834 aastal väikeses asulas nimega Santiago de Ocoroni Sinaloas, Mehhikos. Mis täpselt temaga tema elu esimestel aastatel juhtus, ei ole kindel, kuna teave Julia üleskasvamise kohta erineb veidi sõltuvalt allikast. Ühe populaarse versiooni kohaselt kuulus Giulia Põlis-Ameerika hõimu nimega juurekaevajad. Väidetavalt elasid selle hõimu liikmed koobastes ja olid välimuselt ahvide sarnased. Lugu jätkub sellega, et naine nimega Pre Espinosa rööviti kahjuks selle hõimu poolt ja teda hoiti mõnda aega koopas pantvangis, kuid lõpuks õnnestus Pre Espinosal juurekaevajatelt põgeneda ning põgenedes võttis ta kaasa ka noore Giulia Pastrana. Kuigi see lugu põhineb löödvalt tema varasel elul, fabritseerisid selle tema tulevased tööandjad müügi suurendamiseks. Hõim, kuhu Giulias ema kuulus, oli põlisrahvas Mehhikos, kuid nad ei olnud ahvide sarnased ega elanud koobastes. Sünnist saadik oli Giulia välimus kummaline. Teda kattis paks must karv ning tal oli suur etteulatuv lõug ja hiiglaslikud hambad. Kuigi tol ajal seda ei teatud, oli tema keha kattev karvkate haruldase geneetilise seisundi nimega hüpertrichoos tulemus. Mõned allikad väidavad, et pärast sünnitust hoolitses tema ema tema eest. Koos elasid nad Ocoroni lähedal ja kohalikud kutsusid teda hundinaiseks. Öeldakse, et Giulia elas edasi koos emaga kohalikus kogukonnas, kuid pärast ema surma müüs tema onu ta tsirkusele. Teise versiooni kohaselt lahkus Giulia ema hõimust varsti pärast Giulia sündi, kuid pole teada, kas ta aeti välja või põgenes ise. Umbes 2 aastat hiljem arvatakse, et väike Giulia ja tema ema leiti koopast peidus olevat karjaste poolt, kes otsisid kadunud lehma. Pärast seda viidi Giulia ja tema ema lähimasse linna. Seal paigutati Giulia lastekodusse, kuna tema ema hoolitsus peeti ebapiisavaks. Mis iganes tõde tema elu esimestest aastatest ka poleks, kõik allikad nõustuvad, et mingil hetkel elas ta Pedro Sancheze kodus, töötades seal teenijana ning pakkudes talle pidevat meelelahutust. Kuidas täpselt ta tema teenistusse sattus, pole selge, kuid arvatakse, et Giulia kasvades tegi tema välimus temast omamoodi kohaliku kuulsuse. Lõpuks sattus Giulia Sinaloa kuberneri Pedro Sancheze tähelepanu alla ning too otsustas ta lapsendada. Kuberneri kaitse ja teenistuse all õppis Giulia lugema, kirjutama ja uusi keeli rääkima. Giuliat kirjeldati kui armsat intelligentset tüdrukut, kes oli samuti väga sarmikas ja karismaatiline. Pärast aastaid tema kodus, kuigi pole teada, kui palju täpselt, otsustas 20-aastane Giulia 1854 aastal oma hõimu juurde tagasi pöörduda ja lahkus kuberneri kodust. Nende sündmuste käigu järgi kohtas Giulia koduteel Ameerika showmeest nimega M. Rapes. Pärast vestlust suutis ta Giuliat veenda temaga Ameerikasse minema ja laval esinedes elatist teenima. Samuti on väidetud, et Pedro Sanchez müüs Giulia otse tsirkusele või et M. Rapes julgustas teda temaga kaasa minema juba siis, kui ta veel kuberneri kodus töötas. 19. sajandi ajakirjaniku ja kirjaniku Ireneo Pazzi sõnul oli see tolliametnik nimega Francisco Sepulveda, kes ostis Giulia Pastrana ja viis ta Ameerika Ühendriikidesse. Igal juhul, kui Pastrana oli Ameerika Ühendriikidesse jõudnud, esines ta Friig-etendustel, debüteerides 1854 aasta detsembris New Yorgi Broadway'l asuvas Gothic Hallis. Etanduse reklaamides kirjeldati Pastranat kui imelist hübriidi ja kui karunaist Mehhiko metsikustest. Kuigi ta oli laval andekas, tantsides Highland Flingi ja lauldes Hispaania rahvalaule, olid tohutud rahvahulgad, kes teda vaatama kogunesid, palju rohkem huvitatud tema välimusest kui tema muusikalistest annetest. Tema 4,5 jala pikkus, suur lõug ja huuled ning kogu keha kattev must karv
tegid temast tuntud mitmete erinevate ebameeldivate nimede all. Tema lavanimede hulka kuulusid teiste seas paavianidaam, karvane naine, ahvinaine, karunaine ja määratlematu. Pärast oma esinemisi New Yorgis tuuritas Pastrana mööda erinevaid idaranniku ja Kanada linnu. Samuti osales Pastrana paljudel sõjaväepallidel ja galaõhtutel. Nendel üritustel viis tema kasvav kuulsus selleni, et paljud mehed seisid järjekorras, et temaga tantsida. Nüüdseks oli tal ka uus mänedžer nimega Theodore Lent. Pärast seda, kui ta nägi Pastrana staatuse kasvu Ameerikas, teadis ta, et järgmine samm on tema tuur Euroopas. Oma elu jooksul lasi Lent Pastranal läbida erinevate arstide ja teadlaste uuringuid. Ta tegi seda ainult selleks, et anda oma reklaamikampaaniatele usaldusväärsust, väites, et Pastrana on hübriid, mis võimaldas tal suurendada publikut ja tulu. Doktor Alexander P. Mott uuris teda eraviisiliselt ja kinnitas, et ta on poolenisti inimene ja poolenisti orangutan. Teised arstid nõustusid selle hinnanguga. Üks neist väitis, et Pastrana kuulub erandi liiki. Londonis jätkas Lent Pastrana kohta oma reklaammaterjalides valetamisega. Kuna tema valed tõid kohale suure publiku, ei näinud ta põhjust seda muuta. Plakatite ja reklaammaterjalide kohaselt elas Pastrana hõim koobastes ning neil olid intiimsuhted karude ja ahvidega. Siiski hoolitses Lent selle eest, et ta ei peletaks potentsiaalseid kliente eemale, kinnitades neile, et Pastrana on seltskondlik, tark, lahke ning et naise loomus on orangutaanidest ülekaalus. Kuigi mõned inimesed lasid end sellest naeruväärsusest petta, teadsid teised, et ta oli loomulikult inimene, mitte mingi ahvinimese hübriid. Kui teda uuris Samuel Nealon Jr., Bostoni loodusloo seltsi võrdlev anatoom, kuulutas ta, et Pastrana on täiuslik naine, kes täidab kõiki oma soofunktsioone. Kirurg Francis Buckland külastas teda 1857 aastal, kui ta viibis Londonis. Ta kommenteeris tema seisundit, öeldes: "Ma usun, et tema tõeline lugu oli see, et ta oli lihtsalt moondunud Mehhiko indiaani naine." Ta kirjeldas ka tema näojooni kui koledaid, kuid lisas, et tal on eakordselt hea figuur, meeldiv hääl, suurepärane muusika ja tantsumaitse ning ta oskab rääkida 3 keelt. Pärast Pastrana surma arutas tema juhtumit kuulus Inglise teadlane Charles Darwin, öeldes: "Julia Pastrana, Hispaania tantsija, oli erakordselt kena naine. Kuid tal oli tihe, mehelik habe ja karvane otsaesine. Hammaste liigse arvu tõttu ulatus tema suu ettepoole ja tema nägu meenutas karudat. Aasia möödudes peenis Lent laval Pastrana ärakasutamisega väikese varanduse. Ta oli jõukas mees, kuid lootis siiski oma rikkust suurendada. Väidetavalt sai Pastrana, kes oli nüüd omamoodi kuulsus, palju abielu ettepanekuid, kuid öeldakse, et ta keeldus neist, sest need mehed polnud piisavalt rikkad. Mõned ajaloolased väidavad, et Lent lootis ta abielluda ülimalt rikka mehega, et sellest ise kasu saada. Siiski, kui rivaalsetest showmeestest nagu P.T. Barnum hakkasid Pastrana vastu huvi tundma, otsustas ta, et ei saa enam riske võtta. Seetõttu abiellus ta temaga, et naine saaks jätkuvalt tulu teenida. Me ei saa olla kindlad Pastrana tunnete suhtes Lenti vastu, kuid tundub, et ta oli temasse armunud. Lent ei kohelnud teda eriti hästi. Ta oli väga kontrolliv ja piiras tema vabadust. Ta ei lubanud tal päeval välja minna, sest avalikkuse ees nägemine võis saatele halvasti mõjuda ja tulu vähendada. Lisaks keerles kogu tema elu ümber liinti, kuna tal oli vähe sõpru. Enamik inimesi nägi teda lihtsalt kui inimlikku kurioosumit. Sellest hoolimata sai ta Viinis olles lähedaseks näitleja ja laulja Frederike Gossmanniga. Pastrana ütles kord Gossmannile, et Lent armastab mind minu enda pärast.
Hiljem märkis ta, et Pastranal oli terge kurbuse udu, mis alati tema kohal hõljus. Saksa tsirkusjaomanik Hermann Otto kohtus Pastranaga Viinis. Ta pidas temaga pika vestluse ja kirjutas hiljem Pastrana kurvast olukorrast oma raamatus. Ta kirjutab: kogu maailmale koletis, ebanormaalsus, mida näidatakse rahu eest. Keegi, keda oli õpetatud mõnele kunstilisele trikile nagu dresseeritud looma. Aga nende jaoks, kes teda paremini tundsid, oli ta soe, tundlik, mõtlik ja vaimselt väga andekas inimene, kellel oli õrn süda ja meel. Ja see mõjutas teda väga sügavalt südames, tekitades kurbust, et ta pidi seisma inimeste kõrval, mitte koos nendega. Ning teda näidati raha eest kui veidriku, ilma et ta oleks saanud jagada igapäevaseid rööme armastusest tulvil kodus. 1859 aasta augustis sai Pastrana teada, et ta on rase. Lõpuks sünnitas ta 1860 aasta märtsis Moskvas tuuril olles. Tema poeg, kes oli temaga väga sarnane, oli väga suur, mistõttu oli sünnitus raske. Kahjuks suri laps vaid 35 tunni pärast. Murtud südamega suri ka Pastrana vaid 5 päeva hiljem, olles 26-aastane sünnitusjärgsete tüsistuste tõttu. Väidetavalt olid tema viimased sõnad: ma suren õnnelikuna, sest ma tean, et mind on armastatud minu enda pärast. Ometi tundub see liiga hea, et olla tõsi. Lent oli muserdatud, mitte ainult sellepärast, et tema naine ja poeg olid surnud, vaid ka seetõttu, et ta kaotas oma peamise sissetulekuallika. Pärast Pastrana surma müüs Lent oma poja ja surnud naise kehad Moskva ülikooli professor Sokolovile, et ta saaks need topisena säilitada. Lendi loal, kui Sokolov oli protsessi lõpetanud, eksponeeris ta kehad oma ülikooli anatoomi instituudis. Kuid seda Lent ei teadnud, et Sokolov oli loonud uue tehnika, mis ühendas mumifitseerimise ja topiste valmistamise. Tänu Sokolovi asjatundlikkusele selles valdkonnas nägid Pastrana ja tema poeg väga elutruud välja, mitte sellised, nagu Lent oli oodanud. Kui Lent sai teada, kui head tööd Sokolov oli teinud, ostis ta kehad tagasi, uskudes, et saab nendega Euroopas ringi rännates raha teenida, neid näidates. Mõni aasta hiljem avastas Lent teise naise, kellel olid tema surnud naisega sarnased jooned. Nähes selles kuldset võimalust, kohtus Lent Marie Partlega ja suutis lõpuks tema isa veenda, et ta lubaks neil abielluda, lubades, et ta ei pane teda kunagi näitusele. Kui ta valetas. Ei läinud kaua, kuni Marie oli laval, tantsides ja lauldes nime all Senora Pastrana. Et publikut suurendada, reklaamiti teda kui Julia Pastrana väikest õde. Lent reisis koos oma uue naise Mariega aastaid mööda Euroopat ja Ameerika Ühendriike. Lõpuks läksid nad pensionile Peterburi koos varandusega, mille nad olid kogunud. Siiski hakkas Lent peagi pärast pensionile jäämist hulluks minema. Ühel korral nähti teda Anasti sillal karjumas ja rahatähti tükkideks rebimas. Pärast seda viidi ta Venemaa vaimuhaiglasse ja ta suri varsti pärast seda aastal 1884. Tema lesk Marie naasis Saksamaale ja müüs Pastrana ja tema lapse kehad. Umbes 50 aasta jooksul olid kehad välja pandud erinevates kohtades üle maailma, sealhulgas muuseumides, tsirkustes ja lõbustusparkides. 1950-ndateks hoiti kehasid juba laos, kuid 1970-ndatel pandi need uuesti välja Rootsis ja Norras, kuid see tekitas avalikkuses pahameelt. 1973 aastal paigutas kehad omanik Hans Lund need Oslo lähedal asuvasse karnevali laoruumi. Kahjuks murti 1976 aasta augustis hoiuruumi sisse. Selle tulemusena varastati Pastrana keha ja tema poja säilmed said tõsiselt kahjustada ning rotid hävitasid need lõplikult. Juba 3 aastat hiljem leidis politsei Pastrana keha, mis seejärel hoiti Oslo kohtumeditsiini instituudis.
kuigi tol ajal ei teadnud politsei, kelle keha see oli, tuvastas ajakirjanik 1990 aastal tema säilmed ning sellest ajast alates jätkus Norras arutelu selle üle, mida tema kehaga teha. 1997 aastal suleti Pastrana kirstu ja viidi Oslo ülikooli anatoomia osakonda. Ta jäi sinna kuni 2013 aasta veebruarini, mil Julia Pastrana keha viidi lõpuks tagasi Mehhikosse, et ta saaks korraliku matuse oma koduosariigis Sinaloas. Tema jaoks korraldati katoliku matus, millest võttis osa sadu kohalikke elanikke. Julia Pastrana meti Sinaloa de la Vega linna kalmistule, mis asub tema sünnikoha lähedal. Tema eluul põhinev film ilmus 1963 aastal ning kandis nime Ahvinaine. Praegu on valmimas veel üks tema elul põhinev film nimega Velvet. Aitäh kõigile, et vaatasite seda videot Julia Pastrana kohta. Loodan väga, et teile meeldis. Kui meeldis, pange mulle like ja jätke kommentaar alla. Kui olete kanalil uus, miks mitte tellida? Ja kui teil on ettepanekuid, jätke mulle kommentaar või saatke e-kiri, mille leiate kirjandusest. Igatahes kohtume järgmises unustatud elu osas. Aitäh!